ei leia inimene ennast rahus, vaid hetkest, kui tema sisse peidetud torm lõpuks murdub lahti. Ma arvasin kaua, et tugevus tähendab vaikimist, et küpsus tähendab mitte vihastada, mitte tunda liiga palju, mitte näidata valu välja. Nii ma õppisin ennast kokku suruma, naeratama siis, kui hing karjus, vaikima siis, kui süda tahtis rääkida, kaduma enda sisse, enne kui keegi näeb, kui katki ma tegelikult olen. aga allasurutud emotsioonid ei kao kuhugi, need jäävad elama kehasse, hingamisse, vaikuse sisse. ja mida rohkem ma põgenesin, seda kaljemaks mu sisemine torm muutus. Ja siis ühel päeval mu vaikus plahvatas, mitte sellepärast, et minus oleks olnud liiga palju viha, vaid sellepärast, et minus oli liiga kaua liiga vähe ruumi iseenda tundmiseks. see oli metsik, tormine, valulik, emotsionaalne, nagu aastate kaupa lukustatud meri oleks lõpuks müüridest läbi murdnud. Ja kõige rohkem hirmutas mind see, et ma nägin lõpuks iseennast, kõiki neid tundeid, mida ma ei tahtnud puudutada, kõiki neid haavu, mida ma nimetasin tugevuseks, sest mõnikord ei ole inimese suurim vangla, maailm tema ümber, vaid see vaikus, kuhu ta peidab iseenda. aga sina Sina ei põgenenud minu eest, siis, kui mina, kohtusin lõpuks iseendaga. sa ei kartnud minu tormi, Sa ei kartnud minu viha sa ei kartnud minu pisaraid, ja sinu vaikusest tekkis ruum, kus ma võisin lõpuks läbi tunda, kõik selle, mida ma olin aastaid kinni hoidnud. ja nähtamatud punased niidid sidusid meie randmeid vaikuses, mitte selleks, et mind kinni hoida, vaid selleks, et ma ei kaotaks ennast läbi selle tormi. ja iga kord kui meie pilgud kohtusid, tundsin ma, et võib-olla ei tervenda inimest alati sõnad, vaid see, kui keegi jääb tema kõrvale, isegi siis, kui tema vaikus hakkab lõpuks karjuma. Sest mõnikord algab inimese tõeline leidmine mitte rahust, vaid hetkest, kui ta lõpetab enda eest põgenemise.